kust tuleb Shakti jõud, energianõud, eluentusiasm. Noh, Prabhupada ütles ka, et parem tee vähem, aga regulaarselt, eks ju, et regulaarsus on jõud. Et inimene kogub siis niimoodi regulaarselt tehes, võib-olla mingid justkui nagu lihtsad religioossed asju, seal loed oma mantrat või teed seal puudžat või loed pühakirju regulaarselt. Ja niimoodi koguneb siis aja jooksul, kuigi kui sul nagu kõrget maitset ei ole, sa ennast teadvustanud ei ole, sina peal ei ole Jumalaga, eks ju. Oled veel mateeriaga, mateeria sõltuvuses suhteliselt, eks ju, kehalises kontseptsioonis nii ja naa, siis ta paistab selline toores töö, aga sa saad ikkagi vantsi. Juhtub asju ja sa tunned, et saad võrrelda, eks, et mõni päev ei tee neid asju, siis tunned, kuidas sel päeval sa oled kaitsetuses, sul see peenlihas ei ole treenitud, iga päev tuleb mitte ainult füüsiliselt käia ja treenida ja tervislikult toituda, looduses käia, tuleb ka oma ajusi ja mentaali ja intellekti ja mõistust ja kõike selle peenkehaga ka nagu tegeleda, see tähendabki palve, meditatsioon, kuidas sa nimetad seda, eks ju. Hingeliste asjadega, Jumal on andnud siis palju meil siis erinevad rituaale, meetode erinevates koolkondades, kuidas hoida ennast vormis ja siis sealt tuleb ka Shakti, eks ju. Ja siis, kui sa argipäevas vaatad, näiteks kuulasin loengut, seal üks lemmikumaid mul, üks pühendunud Orsunov, ta räägib saalid on täis seal Venemaal, eks ju, vene huumoriga, ta on pühendunud, aga ta ei räägi nii otse, ta on selline ülikonnas vend, eks ju, et inimene, kes läheb tema loengule, ta ei tunne kohe, et siin hakkab mingi Jumala ja mingi teatud kuhugi kallutamine, eks ütleb ei, et kui olete kristlased, sul kui kristlased, ükskõik, eks ju, jätkake oma liinis ja samal ajal räägib veedadest ja niimoodi selline oskab selle asja niimoodi ilusti hoida ütleme, et selline kaudne jutlustamine, eks ju. Samal ajal tal aastaid on, eks ju, oma koolkond on ka teatud mõttes, eks ju, ta on nii palju inimesi aidanud ja oma kogemus ja Shakti ja siis ta räägib neid lugusid oma elust ka, et ükskord tuli ka koju ja nii üle väsinud, et ei tule und. Ja siis ta proovis seal oma süsteemid seal kõik seal spetsiaalselt seal vääriskividega ja igast, mis ta seal kasutab, huvitavad meetodid tal ka loodus energiatega. Ja ütles, et ikka ei saanud ja siis ta, naine ütles, et näed, et joo see vesi ära siin, et tass vett ja et küll sul tuleb uni, eks ju, sest Orsunov võttis jõi selle klaasi ära ja ta ütles, et ta ei saanud aru, kuidas ta ära kukkus. Kohe tuli uni, eks ju, siis hommikul hakkas üles, et naine, et tead, ta on ikkagi selline maailmaparandaja, et kuule, et mis sa sinna panid, et seda peaks nüüd hakkama ka võtma meie inimeste aitamise ravi kategooriasse. Siis naine ütles, et ei midagi, et see on vesi lihtsalt, et ma lihtsalt panin oma armastuse ja sinna vette ja sinu vastu ja austuse ja palvetasin natukene ja oligi kõik, et nii-öelda hästi toimis, et seal naistel on, naised muidugi, ma ei tea, õnneks või kahjuks ei tea, et missugune Shakti on siis, kui naine on vooruslik, truu, sellise puhta südamega, kes oma meest austab ja armastab, et mis seal taga tuleb, mis laks, et sul ei ole isegi rohte asju, eks ju. Lihtsalt, et naine, oma armastusega võib sind ravida ja hoida tervena. See ei ole see, paistab meie jaoks selline, ilus muinasjutt, juhtus, eks ju. Või siis veedades ka räägitakse, et seal umbes, et isegi üks suur, ka kshatriya sõjamees, et teda isegi ei saanud ära tappa keegi, sest ta naine oli nii vooruslik, kui mees läks sõtta, sest naine niimoodi palvetas ja tema eest mõtles, naine oli niivõrd võimsa jõuga, et isegi surm ei saanud teda võtta, eks ju. Ühesõnaga, neid lugusid on, loeme nii ja naa. Siis minul sama asi, et ma ei ole ka, ilmselt ma olen uhkeks läinud vahepeal, kõikil rääkisin, kui terve ma olen, pole 7-8 aastat haige olnud, aga vanasti ma olin ka külmetushaigused ja köhahood ja nüüd ma olin jälle siis üle ma ei tea, 7-8, ma ei mäleta, aasta olin ka tõsisemalt haige. Mitte nii isegi tõsiselt, kui ma mäletan, vanasti oli veel hullem, aga päris kõva selline puhastusprotsess, et sul tunned, et 24/7 sul ei ole kehas hea olla, sul on valus. Ja siis enam-vähem sain terveks, olen juba praegu ka, mitte veel 100%, aga siis läks need faasid on, et kurk alguses, siis seal pea, siis nohu, eks ju, ja siis köha. Ja siis mul tuli ka see need köhahood vanasti, aga vähem. Päeval ei ole peaaegu, aga kui ma räägin palju, püüan ka hästi pehmelt rääkida,
siis mul nagu hääl väsib ära, siis ma ka nagu väljas seal tegutsesime midagi juba seal, käed seal mullas natukene, suhtlesin suu lahti külmaga, siis mul õhtul tuli köhahoog. Ja ka selline päris noh, pole nagu olnudki aastaid sellist, päris nagu tugev. Siis ma püüdsin seal igast, tegin seal omal mingid imeteed ja mingi ingver ja kurkum ja isegi pipart panin ja mesi ja sidrun ja tegin segasin ja noh, ka natuke aitas, aga ikkagi nagu seda hoogu ei läinud ära. Ja no siis ma sain aru, et okei, et see on siis nii, noh, et paus ja siis jälle tugev köhahoog. Kõik on huvitatud, eks ju, vabandust, nii pikalt seletan. Ja siis tuleb, noh, naine tegi seda pärnaaia teed. No minust teised komponendid on isegi tugevamad, aga lihtsalt seal on palju igast muid momente plusse ka, aga põhimõtteliselt kui naine tõi selle mulle selle klaasi, siis ma hakkasin seda teed niimoodi jooma. Ja kukkusin ka nii ära ja hommikuni ühtegi köhahoogu. No kuidagi väga kahtlane nagu. Et kuidagi liiga järsku, liiga hästi, et mis see nüüd siis toimus. Ja see naine ütles eile õhtul või tähendab järgmine päev mulle, et kui ma tõin selle, siis ma ütlesin, et olin Krishna peale natuke tige, et näed, et see on sinu pühendunu. Et muidu teed küll igast imesi asju, et miks sa nagu ei aita oma pühendunut, kes praegu kannatab, eks oma köhahoogude all. Ja kuna vedelik üldse, vesi reageerib hästi palvetele, ta nagu kohe peegeldab seda, siis sinna taha tuli pärnahis, eks ju, vee armulikkus, Varuni armulikkus, Jumala armulikkus ja naise šakti, eks ju. Ühesõnaga seesama lihtsalt vesi või see tee, eks ju, pärnaie tee, kohe oli nagu 1,000,000 korda, niivõrd tugev. No mis tähendab tegelikult, siin on nii palju momente, mis ma praegu välja toon, aga eelkõige siis naise selline puhtus, siirus, lihtsus, võib öelda ka sentimentaalsus, mis jõudis nagu põhimõtteliselt Jumalani ja veeni või selle teeni kohe ja mis kohe toimis. Näed, omamoodi ime, eks.